Arhitektuurselt kaunis puitkarkassmaja. Paindlik terviklahendus, kus iga pere saab tellida oma vajaduste järgi unistuste kodu. Selle nutikalt funktsionaalse elamu on loonud Nordic Houses ja üks noor pere valiski selle endale peale põhjalikku kaalumist ning on täna väga rahul. Sisekujundus tehti ise ning pereisa avaldas ka nippe, kust hoida kokku, kui eelarve nõuab ning kust kokku hoida ei tohi. Nordic Houses tähistab see aasta 15. tegevusaastat ja oleme selle aja jooksul üle 2000 maja tootnud ja tarninud. Esimesest päevast alates on meie koduturg Norra ja sellisest missioonitundest tekkis siiras soov ka rohkem Eestisse ehitada ja luua siia kodusid. Meie soovisime välja arendada ja turule tuua sellise standardmajade kontseptsiooni. 2015. aastal me võitsime aasta tehasemaja konkurssi. See oli üks selline vaba-ajamajade kompleks. Selle kompleksi hoonete arhitektuuri oli välja töötanud Eesti arhitektuuribüroo Trilog Studio. Ja samade arhitektidega siis võtsime ette, et loome elumajade kontseptsiooni, mis sobiks nii Eesti kui Norra turule. Me tegime päris pikalt ettevalmistustööd, et leida nagu sellised kõige optimaalsemad lahendused. Tahame säästa selle uue kodu ostja aega. Sellest hetkest, kui on koduostu otsus, ta saab selle maja võimalikult kiirelt ja tal tekibki aega selles kodus rohkem elada. Samamoodi, et me oleme oma hinnas konkurentsivõimelised. Tänaseks me olemegi esimese ehitanud siin Eestis Salmistus Kuusalu vallas, kui ka esimene selline maja on püsti pandud ka Norras ja meil on tegelikult oma tulemuse üle väga hea meel ja siiras rõõm on ka uute koduomanike silmades. Põhimoodul, me kutsume mooduliks, kus on siis kodusüda, köök, sandsõlmed, elutuba, magamistoad, nii edasi. Kui perel on sooviva vajadust rohkem ruume, siis on võimalik kas kohe tellida lisamoodulid. Siin Salmistul on üks lisamoodul, kuhu on rajatud saun. Teine lisamoodul on selline väike töökoda koos autokatusealusega. Ja samuti ei pea seda kohe tellima, et näiteks kui hiljem perel on juurdekasvu ja on vaja täiendavaks magamistoaks, siis on võimalik see lisamoodul hiljem juurde tellida ja põhimoodulile lisada. Me oleme koostöös Downtown Visualsiga töötanud välja virtuaalreaalsuse tuuri, kus on võimalik prillid pähe panna ja oma tuleviku kodus ringi käia. Et tekib selline ruumiline ettekujutus, saab majja sisse tulla, saab vahetada materjale, seina, põranda värve, samamoodi majast sisse välja kõndides ka fassaadi värvidega mängida. See annab tõesti sellise hea tunnetuse kodurajajale, et tegelikult nähakse ära ruumi suurused, samamoodi tekib parem tunnetus, et mis on need vajadused ja soovid. See kodu on ehitatud kaldkatusega, mis on üks meie Nordic Compacti versioonidest, kus maja teine korrus, üks külg on madalam ja teine läheb nagu päris kenasti kõrgeks. Kõrgemas osas on pere nii-öelda ühe lapsetuba, kus on näha, kus tegelikult on voodi viidud lae alla ja tekib väga praktiline mänguruum. Meil on samuti välja töötatud viilkatusega versioon. Samas Salmistul on ettevõttel 2 krunti, kus me plaanimegi järgmisena panna püsti viilkatusega kompakti, et potentsiaalsetel klientidel võimalik tulla vaatama mõlemat versiooni. Kuidas noorel perel kodu loomine ja sisustamine sujus, räägib majaperemees ise. Valikud olid platsi ehitus või elementmaja. Olles ise väga palju kokku puutunud ehitusega, siis kiirus oli see põhjus, et elementmaja läheb kokku hästi kiiresti. Laua peal kokku monteeritud elemendid, mis on pandud horisontaalses asendis, kvaliteet on nii-öelda tagatud. Sul on üks tegija tegelikult, sa saad alati nõuda, kui jääb mingeid vajakajäämisi. Oluline on see, et kui sul on leping kellegagi, siis sa saad alati nii-öelda nõuda oma, et kui tekivad probleemid.
ehituskiiruse osas oli nii, et kui tehases tehakse elemente nädal aega, meil näiteks tuli esimesel päeval 2 autot, montaažipäev teine päev, kus fikseeriti kõik esimesel päeval paigaldatud elemendid ja siis oli teine kraanapäev, kus tõsteti peale teise korruse seina elemendid, mis oli siis 3. auto peal ja 4. auto peal oli katuslagi. 4. päeva lõunaks oli maja veekindel, mis tähendabki seda, et kui ta pannakse tehases kokku, kuiv materjal, muidu on see, et kui pannakse platsi paigaldus, sul karkass saab vihma seal mingil hetkel, villatatakse ära, sul jääb konstruktsiooni niiskus sisse. Selles osas on nagu elementmaja üsna asendamatu. Elementmaja sai valitud seetõttu, et nähes ise kogu protsessi, olles Nordic Housesi töötaja, ma näen seda kvaliteeti ja olles ise platsile ehitanud mitmeid maju, siis kvaliteet on seal ikkagist parem. Need on läbi inseneeritud majad, kõik on läbi arvutatud, kõik nüansid. Platsi ehitusega saab ka seda muidugi saavutada, aga ikkagi see, et ta on valmis ehitatud, et ta käib nii kiirelt kokku ja sul ei tule niiskus majja sisse. Siin on nagu erinevate perede valiku küsimusega, linnas on ka okei olla, aga lihtsalt siin on meil 2 korda rohkem ruutmeetreid kui oli korteris ja meil on poole väiksemad kogukulud, pangalaen koos kommunaalidega. Ehitusaeg 6 kuud, nii et liistud olid paigas. Nordic Compact on kalkuleeritud B-energiaklassi maja. Konstruktsiooniliselt on väliskihist tuuletõkkekiht, mis on teibitud, siis on vill, 195 villa pluss 50 villa ja seal 2 villakihi vahel on aurutõkkekiht, mis on teibitud, mis teeb majad väga õhutihedaks, mis omakorda loob väga suure vajaduse korraliku ventilatsioonisüsteemi järgi. Me kaalusime väga pikalt, kas valida maaküte või võtta õhkvesi. Lõpuks sai määravaks ikkagi see, et õhkvee puhul saab maja jahutada sama agregaadiga. Avateite koostööpartneriks on Viking Window. Avateidete paigalduse poole pealt on väga oluline nüanss. Tavaliselt paigaldatakse aknad ette vahuga. Väljastpoolt neid ei isoleeritata korralikult, ehk et montaaživahed sisuliselt piirduvad vahupaigaldusega, aga tegelikkuses on see nii, et tuuletõke tuleb keerata aknaava sisse. Sinna läheb neopreenvoolik, kui seda niimoodi võib nimetada, ja siis silikoonitakse veel väljast täiesti ära, mis loob selle, et see akna lengi ühendus majakarkassiga on maksimaalselt õhutihe. Ja meil on veel nii, et kui see neopreen saab seal ära hermetiseeritud välisküljest, siis lastakse kas vahuga, see nüüd sõltub kliendist ja turust natukene, või siis villaga täidetakse see vahe seal ära. Akende puhul tasub välja tuua lengi laiendid. Tavapäraselt Eestis väga palju niisugust asja ma näinud ei ole, aga meil on ta täitsa standard ja soovitame klientidele, sellepärast et kannatab lööki. Kipspalede puhul lihtsalt tugevama löögi tagajärjel tuleb pahteldada ja värvida, mis on kohutavalt tülikas. Sisekujunduse osas naisega kahekesti me sisuliselt plaanisime ise, et sisekujundajaid me ei kasutanud, aga siin on ka põhjus selles, et me oleme ehitusega olnud seotud üsna pikka aega. 2 korterit, mis sellele majale eelnesid, tänu millele see maja ka siin püsti on saanud, on tehtud täpselt sama mustriga, et must karp, kõik ülejäänud toimetasime ise. Ka paigalduse poole pealt, et kuna ise ehitaja, siis siin liistud, parketid, tapeetimised on kõik ise tehtud, et puhas rahaline otsus. Sisekujunduses kasutatud materjalid kõik on valitud välja selliselt, et nad kestaksid kaua. Et väga palju naturaalset puitu, et ei ole väga palju tehislikke materjale kasutatud. See on niivõrd oluline oma kodu ehitamisel, et ta oleks niisugune, mis taluks lapsi aastaid ja kõik need erinevad nüansid oma kodu puhul. Keegi ei taha hakata 3 aasta pärast remonti tegema, et 3, 5, ma arvan, et 10 aastat võiks olla optimaalne, mis tahaks nagu värskendust saada. Nordic Houses kasutab arugrupi siseuksi. Siinkohal ma valisin ise sama. Täispuit siseuks on minu tugev eelistus. Nordic Houses kasutab lähtuvalt kliendi soovidest väga palju ka MDF uksi. Minu enda eelistus on ikkagist puituks. Kui MDF uks viga saab, siis tahab pahteldamist ja värvimist saada. Küll seda väga tihti ustega ei juhtu, aga pikaajalises alus on ka see, et sa võid lihvi või mingisuguse traatharjaga üle käia ja tõmbad talle uue õli või värvikihi selga ja tal on jälle uus elu, uus nägu. MDF-iga seda teha on võimalik sisuliselt ainult tööstuslikus versioonis. Disaini osas me lihtsalt vaatasime arugrupi kodulehekülje pealt, mis meile sobib. See on väga subjektiivne värk, kellele mis meeldib, et seal on võimalusi, ma kujutan ette 100. Ja seda kõike saab võtta nii MDF-is kui täispuiduna.
meil eelmised 2 kööki olid IKEA-st. IKEA selles suhtes, et on hea koht, kus käia, seal on palju asju, mida võtta ja kuna neil on mahud taga, kvaliteet ja nõuded ja tingimused ja kõik lepingud ja kõik, kes neile tarnivad, peavad nagu tagama kvaliteeti. Siis eelmise 2 korteriga mõlemaga oli nii, et nõudepesumasina ümbrus hakkab nagu, see on esimene koht, seal on palju niiskust, seal on soojus ka. MDF-plaat annab seal otsad üsna ruttu. Keegi ei taha köögi uksi hakata vahetama umbes 2 aasta pärast. Sugulased elavad Soomes ja me oleme Soome IKEA-s palju käinud ja mingid kanalid pidi tuli info, et minge hoopis Leetu. Leedus on odavam. Kuna IKEA väga palju kasutab alllanget Leedus, siis arvatavasti see hinnapoliitika põhjus on seal. Meie oma maja puhul sääsime Leedu või Soome IKEA võrdluses suurusjärgus 1000 eurot puhtalt hinnavahe tõttu. Seal on muidugi küsimus ka, mis tooteid valida. IKEA-st valisime me välja tänapäevase Leena tüüpi diivani tegelikult. Selle diivani teeb õudselt ägedaks see, et tal on moodulid, nii nagu see majagi tegelikult. Sa saad moodulitest kokku panna endale sobiva diivani põhimõtteliselt. See rivisein siin sai joonistatud selle diivani järgi, puhtalt see kaugus, et kõik asjad sobituksid nagu kokku, et need on nagu pikalt plaanitud asjad. Diivani, tugitooli, siis tõime vannitoa, kapid, siis mõned valgustid, köögi mingeid vidinaid. Kui võtta Leedu ja Soome IKEA hinnavahet, siis see oli osade toodetega 25%. Soov oli saada puitmaja vääriline, vastupidav, täis puitköök. Seetõttu me seekord valisime vesseköögi, mis on, ütleme nii, et kui käega katsuda materjale näha nagu kapi sisusi kui selliseid, ehk et see laminaadi kvaliteet kapi sisul on oluliselt parem. Odavamatel köökidel on natuke pehmevõitu. Tal on näha, et see koorik on nagu oluliselt tugevam ja kõik nurgad ja asjad on nagu paremad. Peremees tegi üht-teist ka ise. Söögilaudua tegin ise. Väljas see terrassilaud täpselt samamoodi, sama stiil, sama käekiri. Siin on palju asju veel tulemata. Tapeedi panekul, kuna seal oli küsimus mugavuses ja vabas ajas ja turuhind tapeetimisel on 3-5 euri ruutmeeter ja siin oli seinapinda, nii et avad on väljas, oli 300 ruutu umbes. Tapeetimisel ikkagist, kui esimene sein sai paika, siis oli ka selline tunne, et äkki ikka võtame need tööle siia. Aga siis me jätkasime ja lõpuks oli kõik okei, et alguses lihtsalt töövõtted tahavad natukene sisse elamist saada, see on tegelikult iga tööga nii. Seal on natuke kinni tapeedis ka, et kui on pestav tapeed, siis on väga lihtne. Kui on mingid niisugused sametised ja tugeva kontrastiga reljeefsed tapeedid, siis nendega on vähe keeruline. Seal võiks kasutada ikkagist spetsialiste. Ehitaja valik on väga kriitilise tähtsusega. Kui inimene ei tunne ehitust, siis on alati lihtne võtta asjad ühest kohast. Ehk et tarned ja tegijad pahatihti süüdistavad ja näitavad näpuga üksteise peal alati. Seda on ka, ma usun, et kõik, kes on kokku puutunud, teavad seda. Et kui on üks lepingupartner, siis on alati võimalik sinna näpuga näidata ja siis on nende asi teha selliselt, et see kestab. Niisiis, Nordic Houses pakub oma toodetele garantiid 2 aastat materjalidele ja ehitustöödele. 10-aastane garantii kehtib maja konstruktsioonile. Nordic Houses on Norrasse ehitanud üle 2000 puitmaja. Kogemust tasub usaldada. Puitmaja on aus, kestab ja kestab, olles osa loodusest, taastootvast materjalist.